saatus kodust kaugele on viinud ja maha jäi mu kallis kodumaa, kus lapsepõlves ringi olen jooksnud, küll üle nurme, üle aasale. Kus lapsepõlves ringi olen jooksnud, küll üle nurme, üle aasale. Need haljad põllud, kuldsed rukkiväljad ei unune mul meelest iialgi. Ma kuulen, kuidas kohisevad metsad, nad kutsuvad mind koju tagasi. Ma kuulen, kuidas kohisevad metsad, nad kutsuvad mind koju tagasi. Nüüd rändan üksi võõrsil laias ilmas ja sünges pilves tihti päikene. Kuid kodukoht mul ikka vaimus ilmas, ei lapsepõlvi meelest unune. Kuid kodukoht mul ikka vaimus ilmas, ei lapsepõlvi meelest unune. Lugupeetud kamraadid, austatud külalised. Peale meie auliikme Tiit Madissoni äraminekut me oleme esimest korda koos. Ma täna alustaks sellega, et mäletame Leegioni sõprade klubi auliiget Tiit Madissoni minutilise leinaseisakuga. Ma tänan teid. Mida ma oskan teile öelda? Ma ei hakka teile rääkima ajaloost, aga ma tahaks paar sõna teile öelda eestlaste kangest vaimust. Vaadake, kui 41. hakkas suur sõda, siis teatavasti meie riik oli okupeeritud Venemaa poolt. Sõda oli hakanud. Vaatamata sellele, et meie riik oli okupeeritud, võtsid Eesti mehed relva kätte ja läksid metsa, et oma juhtide juhtimisel sõdida okupantide vastu. Nõndanimetatud metsavendade üksused sõdisid edukalt röövvallutajate poolt loodud hävituspataljonidega. Ja mis kõige huvitavam, nendesse üksustesse kuulus 40 000 meest. Need ei ole minu poolt välja mõeldud arvud, aga ajaloolased on nad nüüd kokku. 40 000 meest läks Eesti metsade. Ja vaadake, kui Saksa väed olid löönud siit okupandid välja, jõudnud Leningradi alla, siis meie riik muutus Saksa vägede tagalaks. Sakslased alguses saatsid meie relvaüksused kõik laiali.
kuid ei möödunud kuud aega, kui nad said aru, et nende julgeolekudiviis ei suuda siin ühe sõnaga tagada korda ja rahu. Kutsuti uuesti kokku omakaitseüksus. Endised metsavennad, kes kuulusid Eesti relvaüksustesse, astusid omakaitsesse. Ja tänu omakaitseüksustele sündiski Eesti Leegion. Eesti Leegion kuulutati välja Eesti kindralkomissar Litsmani poolt 28. augustil Tallinnas Vabaduse väljak. Eesti Leegion ei sündinud tühjale kohale. Tookord ei olnud niisugust asja, et kedagi mobiliseerida. Kõik mehed, kes astusid oma kaitsesse ja hiljem oma kaitsest Eesti Leegioni, olid vabatahtlikud. Tänapäeval me tihti räägime seda, et meil ei olnud alternatiivi. Me ei saanud 39. aastal vastu hakata. Saime küll. 39. aastal me oleks suutnud välja panna 10 diviisi, 100 000 meest. See oli jõud. Ja ma küsin, kus see kuradi Venemaa oleks võtnud 3-kordse ülekaalu. Mitte kuskil. Neid alastatakse alati, kes enda vabaduse eest verd ei taha valada. Ja need samad mehed, kes 41. läksid metsa, need, kes moodustasid Eesti Leegioni, need sõdisid ka siin Sinimägedes. See oli see tuumik. Ja neile tuleb au anda. Au anda sellepärast, et neid ei sundinud keegi taga. Nad oleks võinud ka ennast varjata, kõrvale hoida ega midagi. Aga nende taga oli Eestimaa. Tänapäeval ongi see viga. Rääkida me oskame, aga tegutseda me ei oska. Ja veel üks asi. Nende meeste mälestus, kes tookord Eestimaa eest sõdis, riiklikult ei tunne. Siin ei olegi muud ütelda, et tule Jumal appi. 70 000 meest käis Leegionist läbi. 70 000 Eesti meest sõdis Eestis. Ja ma kordan, nad sõdisid Eestis. Nad ei sõdinud Hitleri ja Saksa reidi eest. Aga ainuke võim, kes neile varustuse andis ja kes neile relvas kätte andis, oli Saksamaa. Täna me peame uhked olema. Uhked ka endi üle. Meie kanname nende mälestust. Meie oleme need, kes hoiavad neid mehi, kes siin sõdisid elus. Nad ei ole mitte surnud. Nende vaim elab meis edasi. Ja sellepärast on Eesti Leegioni sõprade huvi igati tunnustatud, austatud ja vajalik organisatsioon. Ma tänan teid, kamraadid. Aitäh teile. Meil on täna tulnud siia ka üks Riigikogu esindaja, Kalle Grünthal. Annaks Kallele ka sõna. Aitäh sõna andmise eest, kuigi see oli väga ootamatu. Aga võib-olla ongi parem, et on ootamatu. Siis saab välja öelda just seda, mida mõtled. Tänasel tähtpäeval, kui loodi Eesti Leegion, minu meelest on väga sümboolne, et see sünnipäeva tähistamine on siin samas. Siin, kus Eesti mehed näitasid, mis nende vaim ja võim tegelikult on. Ja nad suutsid seista vastu punaste hordide rünnakule. Mulle väga meeldis lugupeetud Jaak Mosina ettekanne, kõne, kus ta rääkis 39. aasta sündmustest, kus me ei julgenud vastu hakata. Ja tahes tahtmata seda kõnet kuulates
tuli mul tõmmata paralleel tänase päevaga. Tänase päevaga just. Et kui tollel ajal lahinguväljal vihisesid kuulid, lõhkesid mürsud, sõitsid tankid, siis täna on tegelikult olukord sarnane. Meil on hübriidsõda. Nii nagu ütleme, Valgevene kasutab Leedu vastu rünnakuid migrantide kaudu. Nii nagu Krimmis võeti ära roheliste mehikeste poolt võim. Täpselt sama on ka praegu. Ja see käib sellisel teel, et meil ei ole enam kuule ega mürske, meil on vaktsiinid ja süstlad. Ma usun, et siin teie hulgas pole ühtegi inimest, kes ei teaks mõnda tuttavat, kellel on see nõndanimetatud ravikuur halvasti mõjunud. Minu tutvusringkond on väga lai, kus kaasa arvatud oma lähisugudest. Julgen välja öelda, et see, mis praegu käib, on 3. maailmasõda ja genotsiid. Ja täpselt samamoodi nagu viidi küüditati, aitavad praegu meie omad kaasmaalased selle küüditamisele kaasa. Mina näen praegu, ütleme, siin seisvas mehi ja naisi, kes tegelikult, ma usun, nad viivad edasi selle 20. Eesti leegioni vaimu ja mõtte ja tulevad välja siis, kui on vaja põhiseaduslikku korda relvaga kaitsta. See, mis toimub praegu, on katastroof. Meie riik kukub. Aga ma usun, et see aeg tuleb, kus me vajame teie abi ja teie olete selle asja tuumik. Tänan teid. Sõna meie lõuna analoogse organisatsiooni juhile Ullas Kalle. Kalle. Tere, Eesti kangelas rahvas. Tervitus teile kõigile leegionäridele ka Läti leegionäride poolt. Samasugused tervitused ka Läti leegionäride klubilt ka Eesti leegionäride klubile. Eesti ja Läti sõdurid on õlg õla kõrval sõdinud viimased 110 aastat. Ärge unustage seda. Eesti sõdurid aitasid Punaarmee välja lüüa 1919. aastal ja selle eest Läti rahvalt väga suur tänu teile. Neljakümnendatel aastatel olid Läti sõdurid õlg õla kõrval kõrvuti ka siin Eestis ja kaitsesid Eestimaal punaste eest. Ja vastane oli meil alati üks punane Nõukogude Venemaa. Vaenlane ei ole kusagile kadunud ja praegusel hetkel on meie kõige suuremaks vaenlane ikkagi Venemaa. Meil peavad olema valmis noad ja kuulipildujad, et iga hetk neile vastu hakata.
ja kui tuleb aeg kätte, siis Eesti ja lätlased peavad ühinema meie ühise vaenlase vastu. Suur aitäh tähelepanu eest! Aitäh! Ühe toreda inimese, kelle nimi on Arvi Lundberg, läkituse tänaseks päevaks meile. Kuna ma seda päeva lõpuks, ma loen ta maha. Tekst on siis selline. Mis kõik minu kirjutised on täis neid mõtteid, mis on iga päev koos minuga. Kõiki neid mõtteid võivad kõik inimesed kasutada selleks, et esitada oma mõtetele lisaks panna ka minu nägemusi. Mis oleks ehk minu jaoks see mõte, mida võiks öelda täna siin. Ehk sügav kummardus neile inimestele, kes on siiani pidanud meeles mehi, kes võitlesid kunagi meie rahva ja pisikeseks jäänud riigi eest. Vaatamata sellele, et ei antud neile selga mitte meie riigi sõdurite riietust. Olema tänulik ka nendele, kes andsid ühtlasi riided ja relvad meie meestele. Riietele saab alati panna neid meie maad ja hinge kajastavad lipuvärvid ja sümboolika. Sest hinge saavad kanda vaid sellest maast ja oma vanemate poolt kasvatatud mehed. Need mehed, kes ei truuks oma vandetõotusele ning kaitsesid seda püha maad kuni meie maa lõpliku valutamiseni punaste poolt. Ja kes ka pärast seda jätkasid võitlust kommunismi vastu selle teise sotsimundrites, sest tahapoole taganes see, et nii Vene kui Saksa veri olid meie maad toona 700 aasta keskel okupeerinud. Need kaks maad, keda võitsid minu vanaisad vabadussõjas, sest tänulikud olime teise vabadussõjal sellele sotsialismuse kandjale, kes sõja alguses päästis meid selle teise sotsidest vägivalla käest. Küllap see tänu ja punaste poolt toime pandud viha oligi selleks elemendiks, mis pani Eesti mehed käituma just sellel kombel, nagu nad õigeks pidasid. Kes läksid aitama oma vennasrahvast põhjas ning kes võitles seal Soome vabaduse ja Eesti au eest. Ning need mehed, kes võtsid vastu selle teise sotsi pakutud võimaluse treeninguks ja vormi kandmiseks ning tublide relvade kasutamiseks. Eesti mees on kõik see senised 10 234 aastat olnud suurepärane ja tubli sõjamees. Eks teada said seda ka meid kunagi okupeerinud võõrad maad. Palju võiks rääkida. Loodan, et Taadi Hella käe all suudan ma ka järgmiseks aastaks panna paberile need read, mis on puhta looduses sündinud minu käe läbi. Usun teie suutlikkusele teha pöördumine meie meeste ja nende järglastele. Sest minu poolt on vaid väga sügav kummardus kõigile, kellest ma lugu pean. Sest koos nendega on kaitstud meie vana maa au ja iseseisvus. Ka siis, kui tiblades sotsialistid võimu juures istuvad, oma vabadusse pürgivatel paatidel, jääme meie siia omale maale. Just selle maa rabad ja sood on mõeldud kõigile, meie vaenlaste raipade viimaseks puhkekohtadeks. Alati pidage meeles, et mitte suured üksused ei ole need, kes idanaabri vägesid hävitavad. Tublid, hea koolituse ja hea relvastusega oma maad tundvad mehed on need, kes on alati olnud ning kellest alati saab meie piiri ületanud vaenlase hävitaja. Üks mees veel, tuntud antisots Meelis Osa, Toompea kangelane. Head kamraadid, head rahvuskaaslased. Tegelikult ma ei tahtnud täna siin sõna võtta, sest see sõnavõtt võib-olla ei ole hästi kohane. Samas ma mõtlesin, kui see nüüd välja ütlemata jätta, siis nende meeste töö, keda me mälestame, oli asjad. Olen seotud
sellise uue erakonna loomisega nagu Põliseestlaste Rahvaerakond. Ma tean, et legionäride hulgas on palju ekrekaid ja väga paljud ütlevad, et mis te õõnestate, mis te lööte kiilu vahele. Paratamatus on see, et kes ei ole EKRE-t toetanud või kes on EKRE tagant ära läinud. Nad ei tule neid toetada. Ka neil on vaja väljuda. Ja EKRE-s on väga palju häid inimesi, väga palju häid ideid. No, võtame, paneme seljad kokku. Ärme siis hakkame üksteist õõnestama, pigem püüame midagi ära teha. See, et EKRE loodab saada 51 pluss kohta Riigikogus, no see on unistus. Aga niikaua, kui EKRE-l on Riigikogu tasandil ainult vaenlased, on tal väga raske midagi korda saada. Ja kui legionärid, paljud ütlevad, et hea küll, me oleme apoliitiline ühendus tänases õigusruumis. Kui sa ei lähe poliitikasse, sa ei saa kuidagi maa ja rahva saatusest kaasa rääkida. Et ma veel kord kutsun. Paneme seljad kokku. Seisame Eesti eest. Ärme õõnestame üksteise jalga. Ja sellega me suudame ka austada nende mälestust, kes on varem Eesti eest seisnud. Vastasel korral rändavad eestlased ajaloo prügikast. Eestimaa jääb. Eestimaa võib jääda kodanike riigiks. Aga kas siin on siis ka veel eesti kultuur, eesti keel? Vaat seda ei tea. Sest tänase võimuladviku suu läbi on ju kodanikuks kõlblikud kõik, sõltumata nahavärvist, sõltumata keelest, sõltumata kultuurilistest eelistustest. Nii et tahaks südamele panna. Ärme õõnestame üksteise jalgealust. Paneme seljad kokku ja oleme tõesti Eesti eest väljas. Aitäh! Kas keegi veel tahab paar sõna rääkida? Ei, siis kutsun kõiki, et lähme, kus oli Sinimägede kuninga Paul Maitla bunker. Nii palju ka meie teame, et läheks sinna, annaks meie uusliikmetele märgid üle. Ja nüüd palume siis 2 värsket liikmekandidaati, kellest saavad täna siis ka liikmed. Esimene 132 oleks siis Liia Prisko. Auan suudus. Ja liikmenumbriga 133 saab pärjatud Härald Karu. Just, palun. Minu au on truudus.
Zem mūsu kājām lielceļš balts uz Latviju tas ved. Uz Latviju, kur naidnieks baigs par laukiem nāvis ej. Mēs soļojam droši un lepni, un šautenes plecos ir mums, un senaju varoņu vārdi nāk līdzi kā mantojams mums. Mēs nāksim drīz Latvija gaidi, un nesīsim brīvību tev, kas mums dārga, un mēs ejam un traucam un steidzam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Un mēs ejam un traucam un steidzam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Mums viena doma sirdī vēl par tēvu zemi stāt, un nežēlīgam naidniekam likt visu atmaksāt. Mēs šautenēm liksim tad liesmām un granātu metējam kaut, bet pašiem mums nāvei uzspītēt, ložu stilpieniem atbalsi savu. Mēs ticam tiks Latvijas zvaigznei, lai ugunīs spožas kļūstās mūžu mūžos, un mēs ejam uz priekšu, tik traucam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Un mēs ejam uz priekšu, tik traucam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Kalmistu avati aastal 2002 taastatud kujul. Siia on maetud ligikaudu 2000 sõdurit, kes langesid suvel ja sügisel 1944 Narva taganemislahingutes ja Sinimägedes. Toila kangelas kalmistul puhkavad need truud Eestimaa pojad, kes enne langesid kui taganesid. Eesti seas ka Oskar Ruut, kes langes 3. augustil, olles ennem seda hävitanud 3 Vene tanki ja langes 4. Peale selle, pärast tema langemist, on ta ainukene Eesti sõdur, kes on saanud postuumselt Saksa jalaväe auplaadi. Siin ma nüüd natuke tahaksin korrata ka seda, mida ma ennem mäe peal ütlesin, et mitte vorm ei ole see, mis näitab, kes on kes, vaid hing ja pühendumus. Tiina vanasõna ütleb, et tark inimene teeb oma otsused ise, asjatundmatu järgib avalikku arvamust. Sellega tahan öelda seda, need, kes peavad igavesti eestlaste sõjakangelasteks neid mehi, kes on võidelnud meie maa eest ning on ka okupatsiooni ajal suutnud jääda oma maa hinge kandjaks ja truuks oma vaadetele. Siia on hinnanguliselt kuskil 600 Eesti sõjameest puhkamas 2 sektorisse. See on suur hulk, keda tuleb ju meeles pidama. Kui satute ükskõik kelle, kes või millal, tulge alati läbi, pidage meeles neid, keda on pole. Ja jääge ustavaks oma vaadetele ja mõtetele. Aitäh!
eelmine aasta, kui me pidasime esimest leegioni mälestuspäeva 28. augustil, siis me samuti tulime läbi Jõhvist ja avaldasime austust meestele, kes andsid oma elu Eesti vabaduse ja suveräänsuse. Neid auto ei ole mitte ainult siin. Sinimägede kangelased, Eesti leegioni sõdureid ja ohvitsereid uhkab üle terve Eesti. Kui me olime tookord, mitu aastat tagasi, Lihula samba mahavõtmise mälestuspäev, siis ma ütlesin, et hea oleks, kui me saaksime püstitada Lihula samba igasse Eesti maakonda. Iga Eesti maakond andis oma parimate poegade nimel panuse Eesti vabadusse. Tänapäeval ma ei saa mitte jätta seda märkima. Võta meie naabrid, lätlased. Lätlased on rajanud omale kangelaskalmist legionääridele. Lätlastel on legionääride mälestus riiklik püha. Aga me ei julge varsti isegi rääkida. See tähendab, et midagi me peame ette võtma. Ei saa nii edasi minna. Ei saa lihtsalt vaadata vaikides pealt, kui ta ühe sõnaga Eesti meestele, kes relv käest sõitisid Eesti maa eest, Eesti riigi eest, sünnitab. Ma ei tea, mida teha. Aga mõtleme koos välja ja teeme midagi. Sellepärast, et kui see nii edasi läheb, siis ma ennustan teile väga lihtsalt. Varsti ei saa me siia ka tulla. Varsti läheb sinna, et ma ei saa küünalt ka panna. Ma olen nii vana mees, ma olen elanud ka kõige parimatel Stalini aegadel. Kurat, ka siis ei olnud niisugust jama. Ma olen üks nendest vähestest, kes Nõukogude võimu tingimustes hakkas looma põrandaaluseid relvaüksusi. Oot. Me ei kartnud siis, kui me tulime kokku. Me ei kartnud Siberit, me ei kartnud seda Kalemaad, ei Magadani. Me tulime kokku ja meil oli üks kindel silmade ees. Võtame relvad kätte ja aitame nad siit tead kiiresti välja. Mis me täna teeme? Täna seisame 20 püksi taskus ja ongi kõik. Oota, kuhu nad meid täna panevad, ma küsin teie. Turbarappa või? Teevad uued koonduslaagrid või? Ei pane nad meid kuhu. Võtame ikka ükskord kokku, tead, vaatame veel rohkem rahvast juurde ja lähme ühe sõnaga ütleme Toome. Aga ütleme natuke teistmoodi. Ega kui need tõprad seal üleval füüsiliselt midagi ei tunne, mis te mõtlete, et käest, et siis midagi juhtub ka. Ei juhtu. Seepärast ükskord peab ju seda välja ütlema, kurat, nii ei saa edasi minna. Ei ole võimalik edasi minna niimoodi. Kui me nii edasi lähme, see on tupik. Me oleme kõik siin, me ei ole siin, noori on siin vähe. Me kaome eest ära. Ja mis siis? Siis on kõik. Mina arvan, ei ole kõik. Mina arvan seda, et Eesti mees ja Eesti naine ükskord võtavad kätte ja teevad selle tead ühesõnaga Eesti Vabariik, kus kõigil eestlastel on hea elada. Ma tänan teid, et te mind ära kuulate. Aitäh teile, kamraad.